piirivalvelipp, tuli kõigepealt hõbenaeltega kinnitada kandurvarda külge. Selle au osaliseks said president Lennart Meri, siseminister Lagle Parek, piirivalveameti peadirektor Andrus Öövel, kompaniide ülemad, piirivalveameti teenistuste juhid. Pärast lippu sisseõnnistamist anti see pidulikult üle meie veel kujunevate piiride kaitsjatele. Eesti juhtidele, meile akrediteeritud teiste riikide sõjaväeatašeedele, külalistele, piiriteenistuse esindajatele Lätist ja Leedust korraldati Lossi platsil pidulik marss. Piirivalveameti ruumides aga tänati ja austati neid, kes Eesti rahvale kõige raskemal ajal 90. aasta jaanuaris ja sellele järgneval perioodil seisid veel ilma relvadeta, veel väljaõpeta noored mehed. Härrased veteranid. Tervist, härra president! Soovin teile südamest õnne Eesti Vabariigi 75. aastapäeval. Tänan! On rõõm tervitada teid Eesti Vabariigi 75. aastapäeva paraadilt Vabaduse väljakult Tallinnas. Tervist, kadetid! Tervist, härra president! Soovin teile õnne Eesti Vabariigi 75. aastapäeval. Eesti Vabariigi president õnnitleb siia üles rivistunud väeosi Vabariigi aastapäeva puhul. Tervist, piirivalvurid! Tervist, härra president! Õnnitlen teid Eesti Vabariigi 75. aastapäeval. Praegu tervitab president erinevaid kaitseväe õppeasutusi ja läheb edasi piirivalve õppeasutuste juurde. Tervist, piirivalvurid! Tervist, härra president! Õnnitlen teid Eesti Vabariigi 75. aastapäeval. Ja nüüd juba edasi kaitseväe üksuste juurde. Tervist, kuperjaanovalased! Tervist, härra president! Õnnitlen teid Eesti Vabariigi 75. aastapäeva puhul. Edasi Kalevi üksik jalaväepataljoni meeste juurde. Tervist, sisekaitseväelased! Tervist, härra president! Õnnitlen teid Eesti Vabariigi 75. aastapäeval. Esindatud Vabaduse väljakul on ka Eesti Vabariigi politsei.
Kaitseliit. Tervist, kaitseliitlased! Õnnitlen teid Eesti Vabariigi 75. aastapäeval. Aga siin leidub ka nooremaid mehi, nimelt noorkotkad. Tervist, noored kotkad! Tervist, härra president! Õnnitlen teid teie enda Eesti Vabariigi 75. aastapäeva puhul. Arvata võib, et see jääb poistele ka tulevikus meelde. Presidendiga koos sammub kolonel Ants Laaneots. Ilm paraadiks on küllaltki soodus, kuigi mitte optimaalne. Õhutemperatuur on siin Tallinnas kusagil +2 kraadi ringis. Otse, vaat! Härra president, austatud külalised, kallid kaasmaalased. Täna tähistame siin Vabaduse väljakul Eesti Kaitseväe paraadiga Eesti Vabariigi 75. aastapäeva. See, mida veel aastakümme tagasi peeti võimatuks, on teoks saanud. Esimest korda ajaloos võib Eesti vabalt tähistada oma riigi suurjuubelit. Omariikluse 25. aastapäeval olime okupeeritud Saksamaa, 50. sünnipäeval aga Nõukogude Liidu poolt. Täna saame aga kogu maailmale kuulutada. Me oleme kõige kiuste olemas. 1940. aasta 24. veebruaril lõpetas Eesti Vabariigi president Konstantin Päts samal platsil peetud kõne järgmised. Ajad Euroopas on hämarad. Meie kallis Eesti on seni võinud elada rahus. Meil on õigus meie esivanemate maale, õigus oma päikesele. Hoidkem isamaa armastust ja lootkem tulevikule. Eesti Vabariigi presidendi lootusel vabale ja rahulikule tööle polnud paraku määratud täituda. Järgnesid aastakümnetäis kannatusi ja raskusi. Võõras vägi ja võim ei hävitanud ainult inimesi ja kõike, mis meenutas Eesti riiklust. Ta püüdis Eesti Vabariigi minema pühkida ka tema kodanike südameist. Tulevik oli enam kui tume, valitsema kippus masendus ja lootusetus. Ja ometi suutsime me kõige kiuste uuesti tõusta. Keegi ei suutnud tõrjuda meie rahva südameist iha vabaduse järele usku oma maa ja rahva tulevikku. Selle usu kandjaks oli meie mälu, olid emapiimaga sisse imetud tavad ja harjumused, ema keel ja isa meel. Seda usku kandsid pööningutele ja sahvritesse peidetud sinimust-valged rahvuslipud, raamaturiiulil teiste raamatute taha peidetud romaan nimelt Marmortahvlil, maasse kaevatud ja hoolikalt peidetud vabadussõja mälestusmärgid. Me teadsime, et kunagi ei saa vabaks rahvas, kes oma vabaduse eest ei võitle. Meie oleme seda teinud. Meie teame, mis on vabaduse hind. Täna siin seistes mõtleme neile,
kes on langenud võitluses Eesti vabaduse eest, hukkunud küüdituses või Siberi vangilaagrites. Me meenutame 41. aasta metsavendi, Narva, Sinimägede, Tartu juures seisnud mehi, metsadest lootusetult võitlust jätkanud metsavendi, koolinoorteorganisatsioonide liikmeid, teisitimõtlejaid. Nende võitluse ja ennastohverduseta ei seisaks me täna siin. Mälestagem ja austagem neid. Kuid meie mõtted pole täna suunatud ainult minevikku. Eesti Vabariik on 75 aastat vana, kuid meie riik on sellele vaatamata noor ja jõudu täis. Jah, täna on meil veel väga raske ja paljud raskused on veel ees. Kuid me oleme lühikese ajaga siiski hämmastavalt palju jõudnud. Eesti 24. veebruaril 1993 on võrreldamatult kaugemal, kui oli Eesti 24. veebruaril 1992. Meil on uus põhiseadus ja selle kohaselt valitud parlament, oma stabiilne raha ja ümberstruktureeritud majandus. Meil pole põhjus oma riiki häbeneda. Meil pole põhjust igale survele järgi anda, igat õpetust kuulata. Oma isepäisel kombel oleme rännanud läbi aja, jäänud ustavaks oma esiisade tavadele raskemateski olukordades. Eesti rahvas on korduvalt ajaloos pidanud üles ehitama maa põletatud tared ja purustatud kodud. Oleme sellega alati hakkama saanud. Ühendades oma südamed ja käed, pühendades oma noorele vabariigile oma usu, lootuse ja armastuse, saame sellega hakkama ka sel korral. Selleks jõudu tööle. Kõneles Eesti Vabariigi peaminister Mart Laar. Mikrofoni juurde astub Eesti Evangelise Luterliku Kiriku peapiiskop Kuno Paila. Kõigil ajaloolistel silmapilkudel kõlagu see laul ka praegu. Mütsid teost!
igavene rahu olgu kõigile Eesti vabaduse eest langenuile. Elavatele aga ma tuletan meelde Jumala sõna apostel Pauluse kirjast korintlastele, kus öeldakse: valvake, seiske usus, olge mehised, saage tugevaks, Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teiega. Härra president, kõrged külalised, kallid paraadist osavõtjad. Täna on paljude inimeste pilgud suunatud teie peale, kes te siin paraadil sümboliseerite meie riigi tahet ja valmisolekut kaitsta oma maad ja rahvast. Te olete valmis vabaduse eest ka kõige kallimat hinda maksma. See on kahjuks üks meie maailma seadusepärasustest, et iseseisev riik peab kutsuma parimas eas noored, andma nende kätte relvad, õpetama neid käsitama, et tema rahvas võiks rahus tööd teha ja tema liikmed võiksid ennast turvaliselt tunda. Läbi aastasadade, läbi aastatuhandete on see nõnda olnud ja nagu me kuulsime ka Jumala sõna, tuletas meile meelde, et me ei tohi oma saatusesse ükskõikselt suhtuda. Me peame olema valmis kaitsma seda, mis meile kallis on. Kui meile täna öeldi valvake, seiske usus, siis selle läbi mõisteti hukka see muretus ja vastutustundetu ükskõiksus, millega vahel inimesed oma elule vastu lähevad. Meile tuletati meelde, et usus seismine ei ole mitte ainult usuline küsimus, see tähendab püsima jäämist ka üleüldse. Võitluses kurjuse võimu vastu ei ole muud võimalust võitu saada ja püsima jääda, kui me oleme oma usus kindlad. See valvamine ja usust püsimine, see käib ka meie Isamaa kohta. Meil peab olema selge teadmine, et see Eesti, keda ma kaitsen, on minu jaoks kõige kallim. See on see ainus, üks ja ainuke, mis on meile Isamaaks antud. Tema käekäik ja tema tulevik ei saa olla meile ükskõikne asi. Mehisus ja Isamaa armastus on mõisted, millest kõneldakse igas riigis. Igal pool püütakse oma poegades mehisust ja Isamaa armastust kasvatada, aga me võime ka sedagi näha, et seda Isamaa armastust võidakse vääralt kasutada. Meil on värskelt meeles, mis sündis Nõukogude korra ajal, kus räägiti palavast Isamaa armastusest, räägiti kangelaslikkusest ja elati ometi valede ja müütide maailmas. Toonitati inimlikkust, aga sellel inimlikkusel oli ebainimlik pale. Seal, kus me vaba rahvana tohime vaadata mehisusele ja ustavusele, seal soovin ma teile, kallid sõbrad, et see mehisus ja vaprus kasvaks meie kõikide juures. Ma soovin teile täna vabariigi 75. aastapäeval teid tervitades mehemeelt ja jõudu. Ma soovin teile välimist ja sisemist tugevust ja see peab ka kasvama, sest me võime muidu sattuda hädaohtu, et me kardame raskusi, me hoiame eemale sellest, kus meie mehemeelt ja tugevust oleks vaja. Nõnda, et olgem tugevad, olge mehed ja püsige kindlasti seal, kuhu Isamaa teid on pannud. Aga ärgem unustagem sealjuures puhast südant, seismist usus. On tore olla noor inimene, on
vägev tunne olla, tugev, täis jõudu, aga veel tähtsam on, kui meie tunnetaksime mõistuse ja tarkuse vajalikkust ja kui me elu ja meie tarkus oleks mõjutatud ja kujundatud kristlikust kultuurist ja tõekspidamistest, nagu see Euroopas on tavaline. Me soovime üksteisele täna siis head käekäiku, me õnnitleme üksteist vabariigi aastapäeva puhul. Ma soovin, et Jumala õnnistus oleks meie kõikidega. Me palvetame, anna rahu rahvale, õnnistust me maale saada, aita meid, et vaenlane iial ei võiks võitu saada. Oma lapsi varja sa, vii meid taeva armuga. Õnnistagu ja hoidku meid kolm ainu Jumal, halastaja ja armuline, Jumal Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen. Kohe peaks järgnema Eesti hümn. Kaitsevägi võtab sisse tervitusasendi. Mängisid kaitsejõudude orkester, piirivalveorkester, politseiorkester. Tegema. Vastuvõtja Eesti president koos saatjatega lähevad neile määratud kohale tagasihoidlikule tribüünile. Härra Enn Aare, te olete Eesti Vabariigi sõjakooli kasvandik, see ei ole teile vist esimene kord? Ei, mina olen mitmendat korda osalen juba sõjaväeparaadist ja esimene kord mina olin vabariigi aastapäeva paraadil 1928. aastal, see on vabariigi aastapäeva 10. korral. Siis ma olin kooliõpilasena ja mängisin klarnetit Kaitseliidu Türi maleva orkestris. Alates 1934. aastast kuni 1940. aastani osalesin kõikidel vabariigi aastapäeva paraadidel, kusjuures eriti meelde jäävad olid 20. aastapäeva paraadid, see on 1938. aastal. Minul on hea meel, et Eesti Vabariigi ohvitserina on minul võimalus osaleda
75. aastapäeva paraadil. Mina lõpetasin sõjakooli 1938. aastal. Teenisin nooremleitnandina Sakala partisanide pataljonis Viljandis. Järgnes anneksioon, Teine maailmasõda ja Eesti sõjamehel tuli oma olemasolu säilitada teiste armeede koosseisus ja nii tegin seda ka mina. Tänan teid. Antakse kohe korraldus paraad marsile. Liinurid on juba välja saadetud ja algab paraad. Päris ees sammub kolonel Ants Laaneots. Sõjaväelased marsivad taktiga 120 sammu minutis. Kõigi ees Eesti Vabariigi veteranid ja nende lipud. Eesti lennuväepoiste klubi lipud, Soome poiste lipud, Leegioni lipud. Veterane on ligikaudu 100 paraadi eesotsas. Tundub, et professionaalsus on vist tõusnud aasta ajaga. Võrreldes möödunud aasta paraadiga tunduvalt on paranenud. Ja kui see nii jätkub, siis võib-olla varsti oleme juba enne sõjaaegse 1938. aasta tasemel. Igatahes üldmulje on rõõmustav ja see eeldab perspektiivi meie kaitsejõudude rivilise väljaõppe paranemisele ja viimisele kaasaegsele tasemele. Presidendist ja peaministrist, Riigikogu spiikrist, peapiiskopist mööduvad nüüd Kaitseväe õppeasutused. See tähendab siis Sisekaitseakadeemia, ohvitseride kursused ja nii edasi. Omakorda ootavad piirivalve õppeasutused. Paraadi on tulnud vaatama muidugi tuhanded Tallinna inimesed, ilmselt rahvast ka mujalt. Esindatud on siin kõik 16 Tallinnas alalisi saatkondi ja konsulaate omavad riigid. Muidugi on ka külla sõitnud atašeed ja diplomaatilised esindajad mitmest teisest riigist. Nüüd mööduvad väiksest tribüünist juba piirivalve õppeasutused Rõmnikust ja mujalt.
Kokku võtab paraadist täna osa ligikaudu 1600 meest. Kõik on relvadega või praktiliselt eranditult kõik, muidugi välja arvatud poisikesed, noorkotkad ja veteranid. Enamasti on nad automaatidega relvastatud, kannavad automaate. Kaitseliidul on aga vintpüssid. Ja nüüd hakkavad juba tulema regulaarvägede üksused. Tuhat 600 meest võinuks ka rohkem olla, kuid ei mahu siia väljakule hästi. Teiseks ei tasu jätta ju riiki ilma kaitseta. Nii näiteks ei esine siin Viru üksik jalaväepataljon. Saadame aga tervisi mundrikandjatele seal Virumaal ja mujal Eestis. Ka Kaitseliidust võtab siin täna osa vaid üks murdosa. Ja nüüd hakkavad juba mööduma presidendist, peaministrist regulaarvägede mehed. Muide, korraldajad otsustasid soomustransportööre ja teist tehnikat paraadis mitte kasutada. Kuperjanovlased. Teoreetiliselt peaks noortel meestel olema ka õigus olla praegu väsinud. Nad on seda mahvi saanud siin 2 päeva järjest harjutades paraadiks. Eile öösel ei saanud nad siit minema enne vist kella 2. Aga muidugi tegelikult ei kuulu sõjaväelase õiguste hulka olla väsinud. Sõjaväelase ainus inimõigus on nuriseda ja kurta, aga seda nad täna ei tee. Kas seda saab nüüd võrrelda ka kuidagi viisi Eesti-aegsete paraadidega? Jaa, no üldmulje on muidugi mitte niivõrd efektne, kui oli ta Eesti-aegsel paraadil, sellepärast et riietus ja vorm ei ole nüüd paraadivorm, aga eks see saadakse ka kunagi sinnamaale ja selle tõttu
ei ole ta võib-olla niivõrd efektne pealtvaatajatel, kui ta oli nüüd omal ajal Eesti Kaitseväes. Aga samm ja rütm on ligilähedane sellele. Mina isiklikult ei suutnud seda loota. Ma kartsin, et see samm on tunduvalt agressiivne, nii nagu viimasel aegade me oleme naaberriikide sõjaväes seda näinud. Nii et edu on märgata. Positiivne, tänan. Ja nüüd tervitab politsei. Nüüd lähenevad juba kaitseliitlased oma lippudega. Kui mu andmed ei eksi, siis võtavad tänasest paraadist osa Tallinna, Harju ja Järva malevad. Vormiriietus on meestel veidikene ebaühtlane, aga ega isegi Eesti iseseisvuse ajal ei saavutatud Kaitseliidus täielikku ühtlust selle koha pealt. Ja nüüd hakkab jõudma paraadi vastuvõtja koha juurde juba ka paraadi lõpp. Kohe lähenevad tribüünile noorkotkad.
poisid olid siin samuti eile hilja öösel ja päris lõpus liinurid. Ja tervitab üks 2 mootoriga propellerlennuk, lendas otse üle pea. Tiibu kõigutades. Võib vist rahule jääda, lõpp hea, kõik hea. Igatahes paraad oli 75. aasta juubeli paraadile vääriline ja võib loota ainult, et tulevikus asi paraneb ja meie saavutame riigi ja selle kaitsevõime edasisele tugevamisele ja selleks jääb minul kui vanal Eesti-aegse ohvitserile soovida kõikidele edu ja tervist. Ja teile täpselt samuti. Ja nüüd valmistuvad paraadiväljakult lahkumiseks ka meie 3 orkestrit. Ja üle lendu kordab veel üks lennuk. Ilmselt üks nendest, mis kingiti eile Eesti Vabariigile Saksamaa poolt. Härra Enn Aare, küsiks teilt, palju mehi veel alles on teie sõjakooli lennust? Minu lend 38. aastal oli 51 meest ja sellest minu teada on nendest veel elus 6. Sellest 3 Tallinnas, 2 Pärnus ja 1 Türil. Teised on juba kõik Maanala teel, kes normaalselt, kes agressiooni tagajärjel ja kes lahinguväljadel langenud. Ja nüüd mööduvadki tribüünist orkestrid. Sellega hakkab lõpule jõudma ka Eesti Vabariigi aastapäeva 75. paraad. Aga see ei tähenda veel kaugeltki, et sellega lõppeks meie pidulik meeleolu siin täna. Planeeritud veel mitu üritust tänase päeva jooksul ja selgesti tajutav on see pidulik meeleolu siin ka Vabaduse väljaku ümber koondunud rahva hulgas.
ja ongi möödumas paraadi viimased hetked.